nagu on paistis ju magamisest. Tere hommik, täna on 6. päev ja oleme veel siiamaani siin Uremaal. Meil oli väga raske päev, kuna ma lõpetasin Raul sünnipäevaga. Selles mõttes täna Raul see 40 ja me jätkame, edasi me siit liigume Lange motokeskus. Ja, Lange motokeskus, see on Vooremäe etapp ja täpselt nagu see plaan meile ette näeb. Võtame rahulikult, võtame mäed ette, võtame põllud ette, võtame töölõigud ette ja muidugi, mis pidi olema, täna pidi tulema soe päev, pluss 8 kraadi. Vaatame, mis meil ilm teeb. Enno, kui surnud sa nüüd eilsest oled? Oleme ausad ja eilne päev ikka võttis kummi täitsa tühjaks. Nii tühjaks, et eilne päeva kokkuvõtet ka panna. Aga selle võlatasume täna kindlasti. Loodetavasti ei oota meid ees mingid super üllatused ja me päev läbi mudas ei pea mõtlema. Niimoodi. Kuhu sa niimoodi lähed? Mis ikka meile öelda siin? Me sõidame autoga edasi pärast. Seesama 6. päev on läbi, 7 etappi tehtud. Meil on viimane hingeldanud sellepärast. Ma siin poistega tegin finišit, nagu tahtsin neile kohale ette näidata. Näitasin ka, aga nüüd veeresid kergete ratastega nagu mööda. Mis ma ikka rajast oskan öelda? Et äge, ma ei ole siin eelmine aasta sõitnud, nii et minu jaoks oli kõik täitsa uus. Väga hea. Miks sa siuhk oled? Kuule, rada oli veidikene märg ja teise ratta alt nagu pritsis, et muud ei midagi. Muidu oli väga super. Sa ikka näed, kus mina olen? Jaa, nüüd, õigus, ma pean siia vaatama. Nüüd ma näen, jah. Töömeesilane Enno. Nii. Räägi. Kurat, mis siin rääkida? Jälle üks päev möödas. Ma ei tea, täna vist sõitsime küll 95% seda rada. Et kiirutasime siia-sinna. Muda oli mõnuga. Metsas sai ka hästi sõita. Vooremäele kahjuks ei jõudnud, aga seal enne Vooremäega sai ka mingid toredaid laskumisi võtta, et oleme päevaga rahul. Ja homme? Homme on ootamas siis grande finaale Jõulumäel, kuhu me täna õhtul ennast sätime. Ja ega mis seal ikka, ootame ilusat ilma, et täiega panna seda viimast päeva ja nautida.